No nii, tere, ma lubasin, et kord nädalas ühe video panen ja täna ma nii palju ei räägi võib-olla endast, võib-olla natukene, aga täna mul on oma vlogis külaline ja see on minu abikaasa, kellega ma olen 4 kuud juba abielus olnud. Tšau, tšau. Kaspar, võib-olla te teate juba sotsiaalmeedia vahendusel, natuke olen teda näidanud, aga ta palju ennast näidata ei taha. Ja ma imestan üldse, et peale kõiki neid aastaid ma sain su kuidagi kaamera ette. Kuidas siis nii? Sa sundisid. Ei sundinud tegelikult. Ei sundinud. Ja tegelikult tahtsin Kaspariga lihtsalt rääkida nendest asjadest, millest mina olen temaga tegelikult väga palju rääkinud, aga võib-olla teid ka huvitab. Me oleme mõlemad sellised inimesed, kes väga armastavad tervislikku elustiili, aga me mõlemad oleme sellised inimesed, kes ei ole võib-olla alati nii elanud. Kõigil on omad mingid luukered kuskil, on ju, suuremad või väiksemad. Ja Kaspar on tegelikult võtnud kunagi alla 30 kilo. No jah, umbes 30. Umbes 30, 25-30. Me täna siis mõtlesingi, et räägime sellest, kuidas sa selle saavutasid ja kuidas sinu mindset seoses sellega oli. Et väga tore, et sa oled nõus seda jagama, et võib-olla keegi saab siit mõnda head ideed või mõtet või inspiratsiooni, sest ega see kaalu teema, ma tean, ma ju töötan sellel alal, see on raske ja see ei ole alati nii, et hakka lihtsalt kaalu langetama. Et alati on selle taga midagi, see võib võtta aastaid aega. Aga täna siis vaatame, mida Kasparil jagada on head. Kuna sa tundsid, et nüüd aitab, et see ülekaal oli nii suureks läinud ja sa võid mainida ka, kui vana sa olid siis umbes, kui sa olid nii-öelda oma tippkaalus? Ma arvan, et ma olin oma tippkaalus, kui ma olin kuskil 20 aastat vana ja ma arvan, kui ma kuskil 21-22 olin, siis ma tundsingi, et nüüd aitab. Ma lihtsalt tahan mainida ka, et see nii-öelda kaalu langetamise teekond algas 17 aastat tagasi, et sellest on nii palju möödas, et ma nagu väga-väga palju olen elanud teistsugust elu, nii positiivses kui ka negatiivses võtmes, et tore meenutus selles suhtes, kindlasti mitte midagi sellist, mille peale ma mõtleks üldse tegelikult. Jaa, no muidugi, see oli nii ammu ja nüüd on sinu elustiili hoopis teine, et loogiline, et sa ei mõtle selle peale kogu aeg. Jah, no see on see, et see vana elu tundub nagu, kui ma selle mõtlen, siis see tundub nagu see oleks teine inimene. Keegi teine inimene elab hoopis mingit teist elu, aga tegelikult see olingi mina. Mul on kusjuures täpselt sama, ega mina ei ole ka ju kogu aeg olnud. Ma olen seda rääkinud ka võib-olla jaganud sotsiaalmeedias, Instagramis. Ma ei ole kogu aeg olnud supertervislik, ma ei ole olnud väiksest peale sportlik, nagu nii paljud treenerid ütlevad, oi, et ma väiksest peale tantsisin ja mängisin palli. Mina väiksest peale sõin kooki lihtsalt kodus kogu aeg. Ja mina avastasin täpselt samamoodi kuskil 20-aastaselt selle, et no nüüd aitab, sa kuidagi tundsid, et nüüd aitab, sul on vaja saada tugevamaks, kuidagi paremasse vormi ja minul küll ei olnud nii palju seda ülekaalu, aga ega ma mingis supervormis ei olnud ka. Mis see kõige suurem tõuge või motivatsioon oli? Ükskord vaatasid peeglisse või ärkasid üles, et aitab, ma nüüd hakkan kaalu langetama. Ma arvan, et seal ei olnudki ühtegi spetsiifilist sündmust või mingit momenti, kus ma nüüd mäletan, et ma otsustasin, sest see oli midagi tegelikult, mida ma tahtsin teha juba väga-väga pikka aega, aga ma ei jõudnud isegi alustamiseni. Ma tean, et paljud inimesed alustavad, ütlevad, et nüüd ma tahan vormi saada, siis käivad 2 nädalat trennis ja siis jätavad pooleli, et ma isegi ei jõudnud alustamiseni. Ma ainult mõtlesin, nüüd ma tahan teha, aga ma isegi ei alustanud mitte. Ja siis vist mingi hetk ma lihtsalt tundsin, et on aeg hakata tegema. Jah, ega see nii käibki, sest minul oli niimoodi, et ma mäletan, mulle üks sõber ütles, et Liisa, sa oled 5 aastat rääkinud, et sa oled nii halvas vormis ja et sa tahad trimmis olla. 5 aastat, nagu mida sa selleks teinud oled ja siis mul käis peas niimoodi. Ma mõtlesin, täitsa lõpp, ma ei olegi tegelikult midagi. Või nagu sa ütlesid, alustad, siis lõpetad on ju ka paari nädala pärast, nagu enamus on ju. Ma olin samasugune. Ja muidugi mingil varral minu jaoks ja ma arvan, iga mehe jaoks on ka see, eriti selle seas, aga tegelikult ükskõik millise seas on see, et sa kokkuvõttes ikkagi tahad olla naiste jaoks atraktiivsem. No tegelikult ongi. No muidugi on. Siis on vaja suhteturul konkureerida. Jah, ja siis oligi see, et kaalust alla. Mul ei olnud ka mitte mingit sportlikku tausta. Ma tegelikult ei ole elus ju mitte kunagi eriti sporti teinud. Jah, natukene kuskil, eks ju, vanemad pushisid mind hullult. Korvpall, eks ju, jalgpall, tennis, mis iganes asju mind sunniti käima, aga ma ei käinud kuskil rohkem ka 2-3 nädalas, ma lihtsalt tahtnud.
Mitu korda elus su käest on küsitud, kas sa oled korvpallur või korvpalli mängid, sest sa oled Miljon 197 korda, sentimeetrit pikk. miljon korda. Kaspar on peaaegu 2 meetrit pikk ja kõik arvavad, et ta raudselt mängib korvpalli, aga tegelikult Ma olen korvpalli mänginud nagu päris meeskonnamänguna, ma arvan, vähem kui 10 korda elus, kuskil kehalise kasvatuse tundides, kus ma ei käinud ka. Sest ma viilisin kogu aeg. Ma olin samal ajal 2 või 3 sõbraga, kes ka ei tahtnud teha, mõtlesime välja, miks me ei saa teha ja tegelikult sõime kohvikus pirukaid. Päriselt. No põhimõtteliselt ma olin samasugune, et kehalistest kasvatustest ma tahtsin kogu aeg kuidagi viilida, eriti kui oli talv ja kui oli suusatamine, seda ma vihkasin. Ma lihtsalt ei saanud sellest mitte mingit naudingut. Ma ei saanud sellisest peale sunnitud füüsilisest aktiivsusest mitte mingit naudingut ja sel ajal ei rääkinud ka keegi mulle jõusaali treeningutest. Keegi mulle oleks siis öelnud, et ma saan minna jõusaali üksi treenima, võib-olla ma oleks ammu läinud. Jah, ongi, aga tegelikult see keskkond väga mõjutab. Ja mis ongi, mis sa tõid välja selle, et see selline sunnitud asi. Sest tegelikult, kui ma mõtlen nagu üleüldse inimeste peale, siis inimestele meeldi, kui neile öeldakse, et mida sa tegema pead. Et näiteks keegi tuleb ütleb, et sa pead kaalu langetama, sa pead jõusaali minema, sa pead, ma ei tea, suusatama minema. Inimestele ei meeldi see, nad peavad ise enda seest leidma selle motivatsiooni. See on nagu võib-olla selline kohatu analoogia, aga vaata narkomaanidega öeldakse, et keegi ei saa kunagi enne puhtaks, kui ta ise nagu ei kuku täiesti põhja ja kui ta ei taha ise ennast aidata. Kaalu langetas on sama asi. Keegi võib sulle öelda 10 korda aidata sind igat pidi, aidata trennidega, aidata toitumisega. Kui sa ise sisimas seda muutust tegelikult ei taha, siis ei juhtu mitte midagi. See võib juhtuda ajutiselt, et jah, et võtad hambad ristis ennast paariks kuuks kokku, aga kui sa tegelikult ei naudi seda ja sa ei tunne, et see lahendab sinu jaoks tõesti mingi mega suure probleemi või sul ei ole nagu, ongi reaalselt elu või surma küsimus põhimõtteliselt on. Kui sa nüüd mõtled selle peale, et mis selle ülekaalu põhjustas, et igal ülekaalul on alati põhjus, ei ole ainult see, et loll, laisk, ma ei tea, ei viitsi midagi teha, et kui sa lähed natuke sügavamale, et sina olid lapsest peale vist natukene selline pontsakas. Ma hakkasin võtma juurde, ma arvan, mingisugune teismea algus umbes. Kas oligi see ka, et isu kasvas, sa ise kasvasid, sa olid väga pikk poiss, on ju, et sa kasvuse sport, kas oli ka mingid emotsionaalsed teemad selle taga või sa ei mäleta niimoodi? Teate, ausalt öeldes ma ei mäleta mitte midagi spetsiifilist, mis oleks sellega viinud, aga see oli nii, see kõik tekkis niivõrd pika aja jooksul, et mul ei olnud kindlasti mingit emotsionaalset traumat sellega seoses. See ongi see otseses mõttes nagu see väljend, et süües kasvab isu, eks ju, et sööd natuke magusat, teed veel rohkem magusat, veel rohkem magusat, veel rohkem magusat ja nii see tulebki järjepidevalt, et keegi ei võta, eks ju, 30 kilo juurde mingisuguse paari nädala vahetusega, et see on ikkagi niisugune aastatepikkune tugev töö. Need harjumused, mis lapsena kujunevad, ma olen ju õppinud hästi paljudel koolitustel ka, et kui sa juba lapsena ülekaaluline oled ja sa väga palju sööd, siis see kannab sind hästi palju ka täiskasvanu eas, et need harjumused just. Kusjuures meil oli niimoodi, et ema on alati sportlik olnud ja ema on üks nendest inimestest, kes võib suhteliselt lubada omale, mida ta tahab ja on alati heas vormis. Ja isa on siis võib-olla selle vastand, isa on niisugune suur poiss siiamaani, aga suur poiss. Et tegelikult ema nägi kogu aeg seda, et kaalu on rohkem kui vaja ja ta üritas seda hoida tervislikuna. Me tegelikult sõime üpriski tervislikult. Isegi nüüd, kui mul on nagu toitumisalased teadmised on väga head või ütleme üle keskmise on ju. Et me sõime väga-väga tervislikult, aga siis ma arvan, lihtsalt sõis salaja. Jah, lapsena ongi hea, lähed kooli, on ju, tuled koolist, saad oma krõpsupaki kätte, ema kodus nii väga ei anna selliseid asju, et kuna siis veel on ju. Ja sealt siis hakkasid vaikselt need kilod kogunema ja kui sa olidki 20, siis oligi juba päris suur ülekaal. Ma arvan, selles suhtes, et ma ei kaalunud ennast mitte kunagi, sellepärast esiteks meil ei olnud kombeks kaaluda, teiseks mida see number oleks mulle andnud, kolmandaks ma ju nägin kogu aeg peeglist, et sealt kihvti numbrid sealt ei saa olla. Aga ma teadsin, et see oli palju ja mingi hetk ma kaalusin, siis ma olin 110 vist oligi äkki või? Midagi sellist, äkki 105. Iseenesest see ei tundu nii suur kaal sinu pikkuse kohta. Ikkagi on, aga kuna ma ei olnud mitte kunagi sporti teinud, mul oli 0 lihasmass, et see oli puhas spekter. Aga mis olid siis need sinu esimesed sammud selles suunas? Mis sa siis tegid? Kuidas sa mõtlesid? Kas sa mõtlesid kohe, et okei, toitumine, mõtlesid kohe trenni peale ja hakkasid kõike korraga tegema, et kuidas sa alustasid? Ma läksin jõusaali, ma sel hetkel käisin koolis, käisin Tartus ülikoolis, aga ma käisin nädalavahetusel, käisin Tallinnas kodus enamasti ja siis ma läksin jõusaali, see oli selline jõusaar nagu Coral Club,
Rocca al Mares, kus on MyFitness praegu, Cool. no see oli juba ikka pikka aega tagasi. Ja seal oli mingisugune treener, kelle nime ma ei mäleta ja ma vist konsulteerisin temaga, ta andis mulle mingisuguse äkki mingi raamatu, kus ma sain alguses midagi vaadata ja siis ma põhimõtteliselt sain aru väga-väga umbkaudselt toitumise põhitõdedest. Aga mul ei olnud nagu konkreetset plaani alguses. Ma ise hakkasin vaatama, mida teha, kuidas teha ja siis hakkasin ka paralleelselt tegema trenni mingisuguse täiesti suvalise kava järgi. Ja tagasi ulatuvalt saab öelda, et ma tegin kõik valesti. Ma just mõtlesingi, et ma pärast küsingi su käest, et mida sa teisiti teeksid. Aga sa toitumise koha peal, sa kalorid ju kunagi lugenud ega toitu ei kaalunud? Jaa, no minu üks põhimõte on sellest, et ma ei ole kunagi lugenud kaloreid ja ma ei hakka mitte kunagi lugema ka kaloreid. See on minu jaoks täiesti välistatud, sest see on juba see, mis on minu jaoks, see teeb asja täiesti mõttetuks. Ja mina siis olen täiesti vastupidina, mina olen mingi 15 aastat just kaloreid lugenud, toitu kaalunud ja see on nagu MyFitness Pal on minu jaoks nagu lihtsalt igapäevane osa elust kogu aeg olnud. Ja siis ma hakkasin tegema ja mul oli see, ma sain sel hetkel põhimõtteliselt aru, et nüüd on kõik või mitte midagi ja ma läksin kohe all in. Ja tegelikult trenniga ei tohi mitte kunagi minna kohe all in, see peab käima järk-järgult, kui sa tahad saada häid tulemusi ja häid tulemusi ka hoida. Aga ma põhimõtteliselt siis hakkasin tegema trenni 6 päeva nädalas, ma hakkasin sööma väga-väga vähe. Ehk tegelikult see 30 kilo ma võtsin alla circa 3-4 kuuga. Mis on tegelikult ülimalt ebatervislik. Üli. Aga sinu jaoks toimis see, et sul oli vaja näha neid kiireid tulemusi? Ja need tulid. Mitte, et jah, et ma kunagi ei soovita teha sellist ekstreemset asja läbi, sest me jõuame kohe selleni ka, et tegelikult sul hakkas ju kaal ikkagi mingi aeg tagasi tulema. Ja no ütleme nii, et esimene väga positiivne kommentaar, mille ma sain võõralt inimeselt, oli siis samuti Coral Clubis, mis siis oli Coral, veel ei olnud MyFitness ja siis oli siis legendaarne kulturist ja treener Marek Morozov oli üks nendest treeneritest, kes seal oli siis pidevalt ja siis ma temaga aeg-ajalt ajasin juttu, kui ma seal käisin nii tihti, eks ju. Ja siis ta ütles mulle mingi hetk, et näe, enne olid suur pirn, nüüd oled väike pirn. Et ma mäletan seda nii hästi, et siis ma sain aru, et okei, nüüd ma olen alla võtnud, et nüüd nagu teised ka näevad, ma olen alla võtnud. Aga su keha koostis oli see, et sul ei olnud ikkagi lihasmassi, on ju, sest võtsid väga palju lihaste arvelt alla, on ju. No mul ei olnud lihaste arvelt alla võtnud, mul polnud lihaseid. Sa olid natuke, aga sa olid natuke selline skinny fat siis või? Ma olin väga skinny fat. Hästi lühidalt oma toitumisest, et disclaimer, me ei soovitu seda toitumist mitte kellegile. Kaspar oli siis 20, ta ei teadnud toitumisest midagi, ärge jumala ees seda järgi tehke, aga mida sa sõid siis, kui sa tegid seda kõige rängemat dieeti? Ma päris täpselt ei mäleta, aga esiteks ma ei söönud kunagi peale kella 6 üldse. See oli kindel. Ja mu hommikusöök, ma arvan, oli 3 muna ja äkki mingid singiviilud kõrvale. Ma ei söönud süsivesikuid ka üldse. Nagu leiba, mitte midagi. Null süsivesikuid. Ja siis lõunasöök oli mingi lihalaadne asi, ma ei tea kui palju, aga vähe. Ja õhtusöök oli ka mingi liha väikse rohelise salatiga. Okei, ühesõnaga, sul oligi see ka, et süsivesik on see, mis teeb paksuks, jah? No ma põhimõtteliselt oma targa ajuga lugesin siis välja, et süsivesik on kõige kurja juur ja seda ei tohi üldse süüa. Ja ma käisin siis mingi hetk hiljem mingisuguses Kadrioru jõusaalis, mis ma ei tea, kas enam eksisteerib, ma vist enam ei leiaks seda üleski. Ja seal oli siis järjekordne Eesti legend nagu Indrek Otsus, kelle juurde üks mu sõber saatis. Ja ta tegi mulle kava, ta oli super lahke, ta nõustas mind, ta ei küsinud ka raha selle eest ja ta arvutas mu kaloraaži välja selle põhjal, mis ma talle andsin. Ma ei mäleta, mis see oli, aga ta ütles, et ma olin iga päev umbes mingisugune 800–900 kalorit miinuses, sellepärast see kaal langes. Kuidas sa selles osas vastu pidasid, et kas sa lihtsalt see eufooria oli nii suur, sest ilmselgelt see kõht oli väga tühi ja energia oli madal, aga mille arvelt sa toimisid? Kui sa näed neid tulemusi, et sa liigud enda nii-öelda unistuste suunas, siis see on kõige parem energia üldse. Mitte midagi ei anna energiat nagu see. Ma oleks võinud öösel ka trenni teha. Ma läksin tühja kõhuga, käisin jooksmas, jooksin mingisugune 1,5 tundi jutti ja vaat siin ongi see psühholoogia taga, et sa olid enne lihtsalt nii kräpis kohas ja sa nägid, et muutused hakkavad toimuma, sa jumala eest ei tahtnud sinna enam tagasi minna ja see ongi see motivatsioon, mis sind kogu aeg ajendas. Ilmselgelt see ei ole nagu pikemas perspektiivis nagu okei, mingi hetk oleks tulnud võib-olla, tervis oleks ikka väga pekkine, et kuna sa olid noor,
ja noh, midagi sa ikkagi vähemalt sõid, sa päris ei nälginud, on ju, võib-olla ikkagi vahepeal sa sõid ka natuke rohkem, ma eeldan, sa käisid vanematel mingi sünnipäevadel, siis sa ikkagi sõid, on ju. Jaa, ei, mul olid ka mingid cheat Ja, päevad, ja, aga ja. need selleaegne cheat päev oli vähem cheat, kui kunagi varem oli mingi tavapäev, Jaa. ma arvan. Aga mida ma kindlasti tegin samal ajal, ma panin nagu ikka selles seas ka kõvasti pidu edasi. Mingi hetk sa ikkagi said neid kaloreid tuli mujalt rohkem natuke, Jaa, aga muidugi üldkokkuvõttes oli ikkagi su toitumine suhteliselt madi. Ja Ja kui sa korraks ka hästi, ma korraks võib-olla küsin seda, et mida sa sõid siis, kui sa olidki nii-öelda paksem? Milline su toitumine välja nägi siis? ma ei söönud kunagi ühtemoodi, kui ma näiteks, pärast räägin pikemalt, praegu ma söön nagu põhimõtteliselt nagu fitness-võistleja, Jah. on ju, võib-olla mitte toidu kvaliteedi poolest alati, aga koguste ja Tasakaalus kellaaegade kogus. poolest kindlasti. Aga siis mu toit oli kogu aeg erinev ja ma arvan, et see oli Ebaregulaarne. jaa, mida iganes ma tahtsin, millal ma tahtsin, väga suur osa sellest oli tervislik, aga see oli halbadel kellaaegadel tihti, hilistel õhtutundidel, võib-olla Ja ilmselt kogused olid liiga suured kogused ja sa olid ei liiga liikunud nii suured, palju aga ka. no, klassika oli ikkagi see, et hakkasid õhtul telekat vaatama või midagi arvuti taga olid ja siis alla tund enne magamaminekut hakkasid kütma. Ja, noh, see on see öine asi, jah. Võilevad asjad. See on väga ja nii edasi. paljudel inimestel kusjuures. Võib-olla nad ei söögi tegelikult päeval ka nii halvasti, aga mis hakkab toimuma, on õhtune aeg. Õhtune näksimine, teleka ees, arvuti ees, Mis on öised kõige söömised. kehvem aeg üldse, Ja, millal ja. süüa palju, Just, sest jah, sul sest sa enam ei kuluta Jah. energiat, lähed magama ja mis keha hakkab siis, mis Jah. need süsivesikud sul Ongi, sõivad ongi. seal. ja see on selles suhtes hästi nõme nõiaring ka, et sa sööd õhtul kõhu täis ja sa ärkad hommikul üles, sul ei ole kõht tühi, siis sa lükkad enda esimest sööki edasi, ärkad hommikul selle ebameeldiva täiskõhutundega, noh, tead küll, No ja see on nagu toidupohmakas. Mida sa teeksid teistmoodi kaalu langetamiseks? Ma teeksin absoluutselt kõike teistmoodi, aga üks põhjus ka, miks ma tegin asju valesti, sest ma ütlen, siis kui ma hakkasin alla võtma, ma olin kuskil 22, ma olen praegu 39, eks ju, et see oli enne sotsiaalmeedia aega, et sul ei olnud informatsiooni niimoodi saada lihtsalt, ei olnud nii, et sa läksid, ma ei tea, Facebooki või Instagrami ja hakkasid Sa lihtsalt vaatasid minusuguseid influencereid. jah, et vaatasid, ei olnud, ma ei tea, kas Facebook oli, võib-olla oli Orkuti aeg oli Jaa, üldse, Orkut oli, Instagrami ei olnud üldse, YouTube äkki oli tekkinud, aga seda infot lihtsalt ei olnud, et sul oli väga raske seda leida. Alustama sellest, et on treener, kes ütleb mulle, et tee järk-järgult asju, ära mine kohe all in, sest võime ka rääkida sellest, see tuleb tagasi, kiirelt läheb, kiirelt tuleb. Ja kindlasti oleks ma võtma treeneri, kellega koos õppida tegema harjutusi, et kuidas teha õige tehnikaga. Ja noh, ma tegin ka algus niimoodi, kui mul oli 6 trennipäeva, siis 3 neist olid aeroobse päevatrenni, mis on väga jabur, mõttetu. Lihast oleks pidanud rohkem tegema. Ja mul aeroobse päevad olid pikad ka, 1,5 kuni 2 tundi. Issand. No siis ma hakkasin ka mingid toitumislisandid võtma, no vaata Fast ja nii edasi, kes olid esimesed Eesti Arvad, kas toidulisandid. neid oli üldse vaja või? Ei, muidugi mitte. Puhas business. Täiesti mõttetu käpp, täiesti. Aga siis ma hakkasin ka neid võtma, on ju, aga jah, põhimõtteliselt lihtsalt see, et mul oleks pidanud võtma kellegi endale appi, kes oleks öelnud, kuidas oleks asju teha, sest see kaal pärast tuli natuke tagasi, see hakkas pendeldama, Pendeldas, jah. ja et tegelikult oleks saanud asju teha palju paremini. Millal sa siis nii-öelda stabiilseks enam-vähem selle kaaluga jõudsid? Tead, ma arvan, et ma jõudsin päris stabiilseks alles mingi, ma ei tea, ütle sina mingi 4 aastat tagasi või 5 aastat tagasi. Kui meie kohtusime, mina Kaspariga kohtusin 9 aastat tagasi ja siis ta oli minu jaoks väga mõnusas vormis. Mulle väga meeldis, ta oli pikk, ta oli natuke turskem selline. Sa kaalusid vist rohkem kui praegu kindlasti. Ma kaalusin kindlasti rohkem, Ja. ma arvan, mingi 6-7 kilo kindlasti rohkem, kui praegu ma olen mingi 82, siis ma olin 90 võisid olla või? 90 äkki. Ja mulle tegelikult väga meeldis, Kaspar oli ikka mega turske tuleb seal nagu mingi. Aga minu see päris miinimum oli ju mingisugune 78. No ja kunagi ta kaalus 78, jah. Et no, ilmselgelt sinu pikkuse juures täiesti skinny. Täiesti. Täiesti, jah. Mis ma kandsin mingid S-suuruses, ostsin ülikonna omal umbes või midagi. Meie kohtusime alguses siis, ma olin selline semi-fit, ma midagi sõin ja tegin, aga muidugi mitte sellisel tasemel nagu praegu. Ja meie selline igaõhtune kindlasti mitte, aga paar korda nädalas Kaspar tõi olümpiakohvikust erinevaid koogikesi, vahuveini ja siis meie teitimise alguses tegelikult istusime. Teitimise algus oli see, aga mis meil oli tegelikult niimoodi, et kui me hakkasime juba koos elama, siis meil olid nädalavahetuse filmiõhtud olid meil, mäletad, mis me tegime? Ostsime hiinakat sel hetkel kuskil mingisuguse 30-40 euro eest, aga selle eest sai siis 50 oli isegi 50, aga selle eest sai reaalselt siis 2 korda rohkem toitu praegu. Inflatsioon on vahepeal olnud. Ja siis me läksime, ostsime peale jäätist
ühe mingisuguse karbi ja siis kuna see ei piisanud, siis me panime jäätise peale, alati ostsime eraldi küpsised või lehmakomme ka. Ma ei saa aru, kuidas me suutsime süüa seda. Ma ei tea, aga see oli... Ma praegu nagu reaalselt, ma suudaks väikse osa sellest võib-olla süüa. Hiinakat ma ei suuda enam üldse süüa, see fritüüritud toit ajab mind iiveldama. Ja. Sind ka isegi absoluutselt, juba. Meie toitumisharjumused ei olnud nagu väga halvad, me tegime trenni, käisime jalutamas ka, aga me võib-olla ainult nii teadlikud ja rohkem oligi neid kräpisemaid toite oli natuke rohkem. Mõlemad olime natukene ikkagi pontsakamad, aga mitte nagu paksud üldse, aga minu vorm ei olnud pooltki nii hea, kui ta praegu on. Ja siis hakkasin ju mina rohkem tähelepanu pöörama üldse fitnessile ja kõigele, ma hakkasin ju tegelema ka inimeste treenimisega ja üleüldse see toitumine ka minu jaoks väga palju muutus. Ja siis hakkasimegi sööma tervislikumalt, järk-järgult. Ja ei, ma arvan, et see suurem muutus oligi siis, kui see Liisa fitnessi projekt tegelikult algas. Ja, kui ma äri alustasin. Sa ise olid siis järjepidevam ja siis hakkasid tulema ju tervislikud retseptid ja kes siis hakkas katsetama neid, mina on ja siis see tuligi ja siis kuidagi sai nagu hea balansi. Et tegelikult need retseptid mulle sündisidki sellest, et me tahtsime mingeid asju süüa, aga siis ma mõtlesin, kuidas ma saan teha tervislikumalt. Pannkoogid ja asjad ja tegelikult igasugused koogikesed, et kuidas ma saan teha neid tervislikumaid, et ei ole nii palju seda suhkrut ja võid sees. Just. Ja hakkasin tegema ja sellest sündiski põhimõtteliselt tegelikult terve mul see retsepti kogumik ja Kaspar hakkas ka neid sööma ja alguses ilmselt võib-olla see maitse tundus võõras, sest sa olid harjunud rohkem suhkrusemate, rasvasemate, aga nüüd Kaspar ütleb ka, et need poekoogid nagu on juba nii rammusad. Üks, kes eks ju on oma fitness teekonnal, kaalulangetuse teekonnal või lihasmassi kasvatuse teekonnal või kus iganes tegelikult teab, et toitumine on eks ju 70%, trenn on 30%. See toitumine on kõige alus ja mulle alati meeldib magusat süüa. Alati. Siiamaani meeldib. Ma söön ja hetkel olen põhimõtteliselt elu parimas vormis, mul kaal on stabiilne, ma elan sükest 80-20 elu, et 80% tervislik, 20 teen, mida tahan, on ju muuhulgas ka, ma ei ole karstlane ja nii edasi. Ja inimesed ei mõista, et ma söön iga päev kooki. Mul reaalselt läheb ühtegi päev mööda, kui ma ei sööks kooki ja ma ei tahagi elada ja ma ei tahagi elada ilma kooki söömata, aga nüüd ma lihtsalt saan süüa kooki, mis on väga maitsev ja ülitervislik. Ja see ongi nagu ideaalne elu minu jaoks, et ma saan kõik oma maitsed kätte, mida ma tahan, aga samas ma tunnen ennast hästi. Tahtsin küsida, et kuidas minu elustiil võib olla või minu töö ja kõik on mõjutanud sinu toitumist? Ma söön kõike, ma söön tervislikumalt, ma tunnen ennast veel paremini, mul on veel rohkem energiat, kui ma olin... Ütleme, 5 aastat tagasi olin niisugune lõunane treeni ja õhtune treeni ja siis nüüd ma ongi circa 5 aastat käin ju hommikuti, eks ma ärkan kuskil 6:30, olen iga päev jõusaalis. Tahtsin küsida, et mitu korda nädalas sa praegu trenni teed? Ma käin 5. Et 4 sellest on jõutrenn? 4 on jõutrenn, 1 on kardio, mulle meeldib kardiot ka teha aeg-ajalt, südamele hea. Ja mul on nii palju energiat, et kui ma olen mingisugune 1,5 tunni pärast peale trenni alustamist olen kodus, 9 olen ma juba söönud, siis kui enamik inimesi on veel niisugune uni on silmas uimavad, siis ma olen valmis. Ja tehad Kaspari puhul, et versus see, kui me alguses kohtusime, et see energiatase on tal täiesti teine ja see ongi hästi palju toitumise taga tegelikult. 100% toitumise taga. Tegelikult miks inimesed on väsinud, ongi see, mida nad endale sisse söövad. Kogu see rasv, suhkur, see kõik hästi väsitab meid. Ja kui sa teed seda vahepeal on okei, aga kui see on ikkagi osa su igapäevasest toidust, iga päev läheb üks nitsel mingi kuskil sööklas alla, siis on täitsa loogiline, et sa sööd selle ära, siis on, ma ei suuda üleval olla. Ma tean ise ka, et see toit nagu peaks meile andma energiat, mitte seda ära võtma. Kui ta võtab sult energiat ära, siis on midagi sinu menüüs valesti. Inimesi alati huvitab, et mida siis inimesed söövad, kes siis nii tervislikud on ja heas vormis. Aga palun, mida sina sööd päeval? Okei, minu toitumine on ääretult ühekülgne. Mul on nagu fitness-võistleja lihtsalt, sest mul on mingid asjad, mis mul maitsevad ja ma tean, et hoiavad mul teatud aja kõhu täis ja tekitavad hea enesetunde. Hommikusöök on mul alati mingisugune munapuder. Enne trenni, mis sa sööd? Enne trenni ka, okei, enne trenni mul on sinu plönnid. Me nimetame neid plönnideks, aga tegelikult te olete Instas näinud sellised koogikesed või pannkoogilaadset asjad, mis on sellised valgurikkamad. Jah, mul on mingisugune 3-4 plönni ja siis tasskohvi ja siis kuskil pool tundi pärast seda ma hakkan trenni tegema. Ja peale trenni on siis hommikusöök, see on alati munapuder, sest ma olen liiga laisk, et omletti teha.
ja see Lihtsalt on scrambled eggs. jah, scrambled egg, see on tavaliselt 6 muna, 2 neist kollasega, vahel 3 ja siis mingisugune 3 viilu saialist, leivalist, mida iganes sinna juurde, pealjuust. Sinki juust. Ja see on siis hommikusöök. Kuskil 3-4 tunni pärast on lõuna, kus on 200 grammi mingisugust taist hakkliha, kartulit ja midagi rohelist. Kui palju kartulit, ma ei tea, sest ma ei kaalu. Ja Kaspar ei kaalu kõike, et lihtsalt liha sa vist kaalud üle. Liha ma tean silma järgi. Natuke siis tomatit, kurki või midagi, et sa mingi metsikult vist ei söö köögivilju, aga natuke, nüüd sa oled hakanud sööma tegelikult ma palju natuke rohkem. söön, sest ma tean, ma pean, aga see on jah siuke asi, et ma... Varem sa ei söönud üldse, vist eriti. Ma mäletan, üldse ei söönud. Mitte, sest mulle ei maitse, sest mulle maitse, ma tegelikult väljas sööme, siis ma tellin salateid. Pärast seda kuskil 3-4 tunni pärast, iga mu toidukorra vahe on kuskil 3-4 tundi. Mul sama. Ja siis on mul mingisugune kohupiimamöks. Valgukarikas jälle selline. Ja praegu on see siis mingisugune lahja kohupiim, mis iganes see vanilliga. Jah, vanilliga. Keefir oli vist. Keefir peal, ma ei tea kui palju, aga ma kallan selle üle ja siis ma panen mingid hommikusöögi helbeid sinna peale või mingit müslit. Ja siis see on see. Pähkleid ka sööd, sest kasulikke rasvhappeid peab ka sööma. Väga harva, kui meelde tuleb, aga tegelikult söön Tegelikult oled, sa sööd hommikuti enne trenni ja külm pähkleid. Äkki ma olen see salasööja, ma ei tea ise ka, mida ma söön. See raudselt, ma panen kaamerad üles. Pane üles ja sinna Teeme šokolaad. selle doc-saate, et Secret Eaters. Sinna šokolaadid kaoadki tegelikult. Jah, maini seda ka, et sa sööd tumedat šokolaadi ka iga päev. Jaa, ma söön tumedat šokolaadi ka iga päev. See tuli ka minult see harjumus. Jaa. Et see on jällegi siuke, et ma saan paari tükiga saab tegelikult maguseisu nii kiirelt täis. Ja sa saadki sealt neid kasulikke rasvhappeid ka. Ja see on siis põhimõtteliselt mingi siuke vahepala, siis õhtusöök on tavaliselt circa 200 grammi või natuke peale kana, äkki mingid juurviljad, midagi juurde, lõunad, asjad. Et see on siuke paras ja õhtusöök on kuskil, ma arvan, mitte hiljem kui 7:30. Ja me oleme mõlemad sellised, et meile meeldib minna magama kerge tühja kõhutundega. Et me ei lähe niimoodi, et me sööme kell 7 õhtusöögi ära, siis magama lähme näiteks 10:30 või kell 11 ja siis kell 10, tahaks midagi ja siis hakkame hullult midagi näksima. Ei, isegi kui me väga midagi tahame, siis me lähme magama ära ja sööme hommikul. Et sellist asja ei ole, et me istume teleka ees ja me nüüd tahame, võtame krõpsupakid ja kommipakid välja ja hakkame sööma. See ei ole hea enne magama minekut ennast mingi süsivesikutega laadida. Jah, ja mis ei tähenda, et seda kunagi ei juhtus. Ja, ei vahepeal. Et vahepeal juhtuma eile õhtul näiteks. Jah, mina ei saa praegu, mina olen teedil, aga Kaspar... Eile õhtul ma sõin tumedat šokolaadi, siis ma sõin valget šokolaadi, siis ma sõin natuke küpsist, siis ma sõin natuke pähkleid ja siis ma jõin 2 õlut ja siis ma jõin klaasi veini. Jah, aga see on see nädalavahetus. See oli minu reede. Kasparil ongi see, et Kaspar teebki siin kord nädalas võib-olla rohkem sellist, kus ta näksib ja sööb võib-olla natuke midagi rohkem, võtab võib-olla õlle või mingi veinikese on ju, mina praegu temaga ühineda ei saa, aga mina õhtust näkkimist on väga harva, kui ma oleks temaga eile ühinenud, siis lihtsalt veini joonud. Aga need kogused ei olnud nagu suured. Et kogused oli suhteliselt väiksed, aga see ongi mõnus. Ma tean, kui ma oleks väga ennast teisõginud on, siis ma oleks hommikul ärganud selleks siuke tüütu olnud olla, et täna tahaks tegus olla. Et me võtamegi alati mõned ruudud, mõned ampsud, me tihti võtame mingeid asju, kui ma näiteks dieedil ei ole, et mingi kahe peale. Aga kui meil on kommid, meil tegelikult on komme kodus, meil ei ole kunagi nad silme ees ka. Ja, meil ei ole silme ees. Et me sellest ei hakanud mõnitama ka ennast, et on meil kapist taga nurgas kuskil. Et me oleme ka mõlemad inimesed ja me oleme mõlemad inimesed, kellele meeldib magus ja muidugi, kui kõht on tühi, ütleme, sa tuled kuskilt, sul on kõht mega tühi, sul on söögiaeg ja see lõunasööki pole valmis tehtud, sa pead hakkama tegema ja siis vahivad vastu mingid kõige paremad kommid ja mingid asjad. No, me kõik oleme inimesed, muidugi me tahaks neid võtta, mina olen muidugi hästi sellised distsiplineeritud loomuga, eriti kui ma teedil olen. Jaa, aga tegelikult see on lihtsamaks muutunud tänu sinu retseptidele, sellepärast, et enamik ka sinu asjade valmistamine, ma teen ka sinu asju ju selles suhtes, ei võta aega rohkem 10-15 minutit. Et ega tihti ma kuulen inimesed, kes nagu ei ela nagu meie või ei tee eriti sporti, ütlevad, et nad söövad kiirtoitu, sellepärast see on nii kiire, et
tegelikult meie sööme ka kiirtoitu. Jah. Kõik, mis me sööme, on põhimõtteliselt kiirtoit. On. Kõik, mis ma valmistan, ei võta aega üle 10-15 minuti, aga kiirtoit ja rämpstoit ei ole sama asi. Üldse mitte. Toidu koostis loeb. Toidu koostis Toidu loeb jaa, kvaliteet. aga põhimõtteliselt kõik, mis ma söön, on kiirtoit. Mul Jah. ei ole keset päeva aega hakata mingi vaaritama siin tund aega endale Ei. midagi. See on pikalt süüa teha, sellepärast ma teen ka sinu retsepte. Ja mul on ka kingitud, eks ju, Jamie Oliveri raamatuid ja asju ja ma olen üritanud teha, et 15 minuti roog. No see ei ole 15 minuti No roog. see ma ei tea. See 15 minuti roog eeldab seda, et sa enne tund aega ostad kuskil asju, siis teise tunni hakid asju ja siis võib-olla, kui sa pekki ei keera, saad sa 15 minutiga seda tehtud, eks ju. Toitude ettevalmistamine. Sina küll ei tee food prep'i, aga mina teen Mina ei vahepeal. tee. Ma vahepeal keedan sulle vaata mingi koguse kartuleid või riisi või makaroone valmis, et siis sa saad kiirelt võtta. Tegelikult see ka hästi hea modus ju. No. Jaa. Sul on kogu aeg keedetud kartul olemas, lihtsalt viska kuuma fritüüri, viska pannile. Ja ega siis selle muu kräpi söömine võtab sama palju aega, et kas sa võtad nüüd pakist või sealt külmkapist endale kodujuustu versus sa võtad kohukese, siis sa sööd seda kodujuustu sama kiiresti, kui sa sööd seda kohukest, nii et sa ei saa öelda, et sul pole aega tervislikult toituda, lihtsalt hoia õiged asjad endal külmkapis. Jaa, absoluutselt. On ju? Ja mul on teine asi see, kui ma mis iganes põhjustel ei saa kodus süüa, ma olen ise ettevõtja, ma saan ise enam-vähem planeerin enda aega. Kui ma ei saa kodus süüa, siis ei ole see, et oi, nüüd mul on vaja kiiresti süüa, ma ostan mingi kräpi sinki ja kodujuustu, ühe banaani ja mul on väga hea ja tervislik vahepeal ja odavam. Ja Kusjuures odavam, odavam, tervislikum ja tegelikult see ongi see koht, kus inimestele ei saa pahaks panna, kui nad teevad neid teisi valikuid, kui nad ei tea. Vaata, see on teadlikkus. Sina oled teadlik. Sa tead, et sa saad sellest singist seda valku, et see hoiab sul kõhu täis. Aga paljud inimesed ei tea toitumisest midagi, sellepärast mina teengi oma tööd, et inimesi teadlikumaks muuta ja ma tean, et ma olen väga palju muutnud ka, et vii ennast kurssi sellega, mida sa peaksid sööma ja usu mind, see vabandus, et sul pole aega, see ei kehti, või pole raha, ei kehti. Ei, see ei kehti, jah. Sest kiirtoit, poolfabrikaadid on tegelikult palju kallimad. Ära ütle, et toit on kallis, kui need sinu valikud on need, mis teevad selle kalliks, et tervislik toitumine on. Ja muidugi on asju, mis on kallimad, aga ütleme krõpsupakk versus, ma ei tea, tomati-porgandipakk. No. Asi on lihtsalt selles, et maitsed. Inimene tahab seda maitset. Ta ei taha seda porgandi maitset, ta tahab seda krõpsu maitset. Aga kõigega saab ringi harjuda. Ja maitsemeeled muutuvad. No, minu maitsemeeled on nii muutunud, sa tead see. Ja, aga tegelikult on point ka selles, et ega palju öeldakse, tervislik toit, see on maitsetu. Mitte keegi ei söö vürtsisemat ja soolasemat toitu kui mina. No mina ei suuda Kaspari toitu kunagi süüa, sest need on nii vürtsikad ja nii maitsestatud. Et see ei ole maitsetu toit, et lihtsalt, kui see tundub, see maitsetu, on maitseaineid siis. Anna nüüd 1, 2, 3 soovitust inimesele, kes siis tahabki nüüd kaalust alautada. Kui mõningad üksikud erandid välja jätta, siis see on minu arvamus, et 90% inimestest on paksust, nad on laisad. Väga tore, aga see on minu arvamus. Jah, okei, sul on inimesed, kellel on tervislikud probleemid, võetakse mingid ravimeid, mis hoiavad rasva kinni kehas. See protsent on väga väike. Ja hormonaalsed asjad, mis iganes naistel. Nüüd jällegi, naiste hormoonid on väga palju sõltuvad sellest, mida nad söövad, nende elustiilist ka. Sellega saab mõjutada tegelikult oma hormonaalset tasakaalu. Vaata peeglisse ausalt ja ütle ise endale, et kõik need vabandused, mis sa oled selle aastate jooksul endale rääkinud, on täielik jura. Sest sa sisimast tead, et see on jura. Ma ütlen, ma olen väga pikalt omale jama ajanud. Sa oled ikka väga konkreetne. Ja ma olen väga pikalt endale ajanud jama, et miks ma olen, nagu ma olen. Ja see hetk, kui ma tunnistasin, et kui see on ju täis bullshit kõik, siis hakkasid asjad muutuma ka. Et see on nagu number 1 asi. Et sa aru, et sa ei ole tegelikult midagi nii suure kondiga. Tarbid oluliselt rohkem energiat, kui sa kulutad. See on lihtne matemaatika. Aga mis sa sellest väitest arvad, kui öeldakse, et inimene peabki tallaks rasva koguma? Ja, kas sa oled loom, kes elab väljas või? Jah. Võib-olla kunagi inimesed pidid rohkem. Jah, kui sa koopas elasid, siis kindlasti. Aga enamik inimesi elavad korterites ja majades, kus on üpriski soe, nii et tänapäeval on kõik mugavus. Pane jope selga, kui sul on külm, on ju. Ja tegelikult on muidugi erinevaid põhjuseid, aga mina arvan ka, et üks asi on enda kätte võtmine kindlasti, teine asi on teadvustamine. Ei, tegelikult muidugi on erinevaid põhjuseid, inimesi on erinevaid, ma ütlen, see on lihtsalt minu vaatenurk. Psühholoogilised traumad ka inimestel. Ja, kindlasti on psühholoogilised traumad, see on lihtsalt minu vaatenurk, minu erakordselt lihtsustatud vaatenurk, millele ma tuginen. Ja sul on õigus sellele, see on sinu vaatenurk. Millele ma lihtsalt tuginen vastavalt oma elukogemusele ja kõik.
ja on mul ka sõpru ja tuttavaid, kes on teinud olulisi muutusi enda nii-öelda füüsilises aktiivsuses ja kõik on jõudnud väga heade tulemusteni või tunduvalt paremate tulemusteni ja kõik on saanud aru, et endale on ikka aastaid aetud jura. Aga nad ei pea leppima sellega, millised nad on. Sa ei pea leppima selle tööga, mida sa vihkad, sa ei pea leppima suhtega, kus sa ei taha olla, sa ei pea leppima selles olukorras, kus oled, et alati on võimalik natuke paremaks saada. Kui sa oled normaalse tervise juures olev otsustusvõimeline inimene, siis sa saad 2 sekundiga otsustada ringi. Ma ei taha seda enam, ma teen teistmoodi. Ja see on sama see, et ma ei tea, inimesed hakkavad tegelema investeerimisega ja siis mõtled, kurat, ma nüüd ei saanudki 6 ajaga miljonäriks, et ma ei taha seda teha. No sama lugu on kaalulangetusega. Et oi, näe, ma ei saanudki nüüd seda six-packi 6 ajaga, et võtsin ainult paar kilo. Suva pirukaid edasi, ma olen alla, et see on protsess, kõik see on pikk protsess. Kaua sul selleks aega läks? Et saavutada see elustiil? Tegelikult, et saavutada see elustiil üle 10 aasta, võib-olla 15 äkki. Kusjuures, ma ütlen ausalt, minul võib olla kuskil sama isegi. Et lihtsalt, et saada see järjepidevaks elustiiliks. Ja et tervislik elu ei ole sprint, see on maraton. Aga muidugi ma tahaks kindlasti rõhutada seda ka, et see peab pakkuma ka mingil määral naudingut. Kui sa ikkagi sööd seda tervislikku toitu ja liigud ja sa vihkad iga sekundit, siis tõesti ära tee. Siis ela nii, nagu sa elad. Siis ela nagu sa elad, sa oled tõenäoliselt õnnelikum. Kõige hullem asi on stressis elu, kui sa tõesti vihkad sporti, füüsilist aktiivsust ja ma ei tea, kodujuustu, siis ela teistmoodi, aga ära vingu. Aga lihtsalt saa lihtsalt sellest aru, et sinu elustiiliga kaasnevad teatud tagajärjed ja ära kunagi hakka halama selle pärast, et sul on suurest ülekaalust tulenevad terviseprobleemid. Kui ma jõudsin oma kõige madalama kaaluni, siis ma hakkasin sööma rohkem, pigem nagu ikka tervislikumalt hakkasin rohkem sööma ja ma arvan, tuli kuskil 10 kilo tuli kindlasti tagasi. Ja ma arvan, sellest 10 kilost 3-4 oli äkki lihasmass, ülejäänud oli pekk, aga see, kui ikka 6 kilo pekki tuleb, see näitab keha peal seda, visualiseeri 6 kilo, eks ju. Ja ega ma ei saa öelda, et see mul tuju heaks tegi. Ja siis tekkidki siuke, et kuidas nüüd edasi. Siis sa vaikselt pusisid. Jah, aga kui ma hakkan seda õigesti tegema, ehk aeglane kaalulangetus, nii nagu võiks olla ideaalis kuskil 500 grammi nädalas, siis ma võib-olla oleks jõudnud kordades kiiremini selle tulemuseni, mida ma tahan. Olema 100% tervislik, ma ütlen, mul on 80-20, see 20 on crap, piltlikult öeldes on ja mitte alati võib-olla 20 vahel vähem, aga ma ei keela omale mitte midagi. Ma ei tahagi rohkem kehva toitu, aga kui ma tahan, siis ma söön. Lihtne. Nüüd sa rääkisid oma loo ära ja oma mõtted, aga räägi rahvale, mis tunne on elada koos fitnessmaniakiga? Ei tea, kui julgen ausalt rääkida siin, aga pärast muidu saab. Jah, pärast saan kere peale. Aga tegelikult, ütleme nii, praegu on sul nüüd kolmas bikiini prep, eks ju, seega harjumuspärane mingil määral ja ega see tegelikult nii hull ei ole. Et esiteks, et jah, inimene on, eks ju, inimene, kes on väsinud, inimene kõht tühi on natukene pahuram aeg-ajalt. Pehmelt öeldes pahur. Pehmelt öeldes pahur on ju. Aga see on ajutine. See on ajutine ja ma arvan, et sa pead enda kaaslast nagu tema unistuste poole püüdlemisel toetama. See ongi tugev suhe. Nukid. Võtad seda fitness-spordi peale, sa oled alati öelnud, et ei, sina mitte kunagi kindlasti sellega tegeleda ei taha. Aga mis sulle meeldib selle spordiala juures? Ma arvan, et mulle meeldib selle spordiala juures see, et kuna ma olen ise langetanud kaalu ja saanud minu jaoks heasse vorm, tean, kui kõvasti nad on pingutanud, et seda saavutada. Seega ma tean, mis see töö tähendab, ma tean, kui palju pühendumust on selleks vaja. Ja siis sa veel poseerid ja siis sa oled veel erakordselt julge, sest sa lähed, eks ju, nappides, väga nappides riietes, eks ju, lavale. Et ma arvan, et see pühendumus on kihvt. Aga ma arvan, et see on niimoodi iga spordiala puhul. Ega ma ei tahaks, ma ei tea, kettaheitjaks ka saada, aga ma tean, kui kõvasti need inimesed treenivad, et seda teha. Sportlase mindset ongi natuke selline, et no matter what. Ja sul peab olema kirg selle vastu. Kirg ja distsipliin. Sul peab olema kirg, sest see on ükskõik mis spordiala, seda ei ole võimalik ratsionaliseerida kuidagi. See on lihtsalt see, kas sa tunned, sa tahad või sa ei taha. Ja kui sa tahad, siis sa pead minema selle järgi. Sa pead nautima seda, mida sa teed. Ja kui sa oled ka näiteks fitness prepil on ju, ja iga päev 6 kuud jutti räägid, kuidas sa vihkad seda kõigile, siis ära tee seda.
samamoodi on neid paremaid, halvemaid päevi, aga igas eluvaldkonnas on. No paremaid päevi peab olema rohkem kui halvemaid. See on tõsi. Ja siis on asjal point sees, kui on vastupidi. See on nagu abielu. Ja iga päev ei ole alati hea päev, ei saa olla, sest mõni on prepil. Et kuidas see sulle mõjub? Mis on sinu jaoks kõige raskem? Seksi ei saa. Jah, see on kahtlemata. Mitte nagu terve prep. Mitte terve prep. Aga ma arvan lihtsalt see, et eks sa näedki inimene väsinud. Et sa näed, kuidas mina kannatan. Ja sa näed, kuidas teine inimene väsinud. Lihtsalt. Aga ma tean ise, mis tunne on olla väsinud. Ja sa tead, et see kõik on mööduv ka. Aga ma tean, see kõik on mööduv. Ongi. No, see on see balanss sellest, kus sa pead nagu mõni hetk sa pead inimesele ütlema, et kõik saab korda, ja teine hetk pead ütlema, lõpeta pirisemine ära, ja sa pead tunnetama, et kumb on kumb, et kui sa valed hetkel valet asja ütled, siis on... Ma ei ole vägivaldne. Jaa, see oli piltlikult. Mida minu elustiil on sulle õpetanud? Ma arvan, et järjepidevus viib sihile. Järjepidevus mitte ei vii ainult sihile, vaid mitmekordseks Eesti meistriks. Mis sa nüüd? Mida sa soovitad meestele või naistele ka, kelle elukaaslane siis teeb sellist fitness preppi? Andke võib-olla selles suhtes võimalus, et minge natuke ise kaasa sellega. Et tehke oma mingisugune mini-prep. Selle perioodi jooksul tehke ise rohkem teadlikumaid valikuid ja minge ise sellega kaasa. Vaadake, mis te ise suudate ära teha selle ajaga. Äkki saate olla tervislikumad, natuke alla võtta, natuke juurde võtta. Et siuke väike fun challenge endale tegelikult. Ja kusjuures mul on ju, ma teen neid challenge'id, kaalulangetamise challenge'id ja mul mõned kliendid, naiskliendid ka ütlevad, et kurat küll, et mul mees võttis isegi sinu challenge rohkem alla kui mina, vaata, et kuigi tema nagu otseselt ei osalenud, aga ta tegi nagu minu kõrvalt ka. Et lihtsalt lase enda kaaslase pühendumusel ennast inspireerida. Ükskõik milles elus. Et võib-olla jah ei tasu seda teha, et inimesed muidugi erinevad, mind see otseselt häirib, kui Kaspar sööb kõrval mingit torti ja kooki ja mina nälgin või mul on kõht tühi. Aga lihtsalt võib-olla kõigil ei ole see nii kerge. See ei ole nagu viisakas. See ei ole viisakas, see on see, et kui, ma ei tea, sõber tahab sul vähem alkoholi juua, sa lähed tema kõrval. Viinapudeliga hakkad jooma seal kulistama. Jah, tema kõrval hakkad ennast täis jooma. Et kui sa tahad seda teha, tee mujal. Ole viisakas. Kui sa oled inimesega koos, sa toetad ja armastad teda, siis teed seda sellel hetkel ka, kui tema on sellisel teekonnal. Et see suust tee, mida sa tahad, aga ära tee seda, lihtsalt ära õrudle näkku seda. Ja ära kindlasti ka, mida ma olen kuulnud, ära tee maha. Ära tee maha inimese kirge ja inimese hobi. Ja. See, et sina seda võib-olla ei mõista, ei tähenda, et see on tema jaoks ei ole oluline. Ja ühe inimese unistus ei peagi olema teise inimese unistus. Me kohtusime Tinderis, kes teab, see teab. Siis mis sind minu profiili juures esimesena köitis? Et sa vaatasid, et mingi Liisa, mingi sealt kuskilt Tallinnast, Mustamäelt, akadeemia teelt. Seda ma ei teadnud, et sa akadeemia teelt oled. Seda said pärast teada. Aga ma arvan, et ma nägingi äkki mingid treenipilte. Et ikka see trenni asi natuke. Ma arvan küll, et ma ise tegin trenni, sina tegid trenni, et ma sain juba eos aru, et meil on tõenäoliselt midagi ühist selles suhtes. Kuigi ma ei teadnud midagi su kohta, aga kui sina oled ikkagi aktiivselt eluviiside fänn ja mina olen ka, siis kõige kehvemal juhul meil on juba üks asi ühine. Mida me saame koos teha või mida me saame koos rääkida. Aga kui mul oleks olnud seal pildid, kuidas ma tõmban suitsu ja olen kuskil lääbakil laua peal ja mingi selline... Ma oleks ikka kohtikule tulnud, aga teise mõttega võib-olla. Kus tulnud lõbutsema. Ja. Aga kui sa minu pilti nägid, siit lõbu ei tule, aga võib-olla mingi näe. Jah, ei, tore. Algusajad olid huvitavad. Nii, mis on sinu lemmiktoit minu fit-retseptidest? Ma arvan, et need on kindlasti magusas. Ma arvan, see fit-koer. Fit-koer. Ja kusjuures see fit-koer on minu fit-koer on ülimagus ja ülitervislik. Ja see on suke harva esinev kombo. Väga tore, et sa olid nõus tulema rääkima. Nii äge oli sinuga rääkida siin nii vabalt. Teine kohtki äkki mingi huvitava teema leiame. Rääkida motivatsiooni juurde. Äkki keegi on juba teel trenni. Väga tore. Võib-olla keegi juba on teel tellima minu retsepti kogumikku.